Järgmine kaameraga saade. Ja ma otsin ja nüüd tuli tere. Taskurööking 293 algas nüüd. Kõrval siin üks tüüp pani sita lindistama. Ootasin lihtsalt, et mingi sound alla tuleks, et saaks rääkima hakata, ma muidu ei saa rääkida. Osa ja 293, eelmine osa käis meil saates Skiso. Täna meil ei ole saates Skiso. Täna meil ei ole üldse külalist saates, välja arvatud meie ise. No, säbeled siin või? Tere. Tervist. Räägime kohe tähtsad asjad ära. Kellel raha on? www.patreon.com /taskurooking. Saate toetada meid miinimum 1 euro. Pange naabrimehega raha kokku. Kandke üle. Aitüma. Meie täname, sest oleks vaja kaameraid juurde veel. Meil on nüüd kaameraga saade. Teiseks, kes tahab töökoja särki, Plaati. mütsi, plaate. CD-d. No siin on pood meil, aga seda ei ole näha, sest meil ei ole rohkem kaameraid. Siis mingi uuesti www.patreon.com /taskurooking. Pank 2 euri, et saaks kaamera, et näidata teile poodi ka. Seal on pood, aga pood asub www.tokodarecords.ee. Sealpool on siis lugude lindistamise stuudio. Ja seal on stuudio, seal on pood. Niimoodi hästi suurelt näita. Kunagi näeb, et kui lähete www.patreon.com /taskurooking ja panete sinna mingid eure, siis näete. Ja hetkel kaamera filmi puhkenurka meil siin. See on puhkenurk siin. Puhkenurgas siis me... Hästi suur stuudio on meil iga... Varem, kui sai audios teha, valgustan teid saadet, siis see oli siin Sapka piirkond, ütleme, siin oli Jopska piirkond seal stuudios ja siis ta oli seal poole kohaga poes ja igal pool. Minul anti valida, et kas ma istun tooli peale või lõigatakse põlved ära. Ma võin nüüd selga toetada, jah. Ma rääkisin algus ära, et kes nüüd räägib. Me oleme nüüd esimest korda selle videopildis kolmekesi, et meil on siin suured muutused on toimunud. Väga suured muutused. Arjume alles. Ja viimane tavasaade oli mingi 2 kuud tagasi umbes. Kus me lihtsalt oleks riffima tulnud. Ei mäletagi. Ja meil olid siin mingid portreesaated vahepeal ja igas saateid on vahepeal. Sai küsitleda kogu aeg, oli keegi, keda küsitleda. Täna hakkame lihtsalt rääkima väga tõsistest asjadest. Tulevad terviseminutid. Kindlasti sa oled juba meile lubasid juba hommikust saadik. Ja muidugi. Ma juba lubasin oma selle autori portreesaates, et keegi küsis vaatajatest või kuulajatest, siis veel kuulajatest ja sai lubatud, et tulevad Sapka terviseminutid ja tulevad. Tuleb ka vanakooli rubriik. Vaatame seda asja, aga võib juhtuda, aga vaatame seal tervise kuradi arsti nurgas vaatame siis, kes on siis nagu kõige olulisem organ. Ja kuule, ma hakkaks kohe tervise teemadega pihta. Hakkame pihta, jah. Iiagi ei tea, millal surm tuleb, hakkame kohe pihta. Kuule, kas sa oled tähele pannud, et iga kord, kui keegi on surnud või kellelgi mingi haigus või tal juhtub midagi, siis alati on kommentaarid on need, et kas... Vaktsiin! Jah, oled täheldanud või? Et isegi mitte nagu tihti, vaid nagu alati. Sellega on nagu see lugu, et see on nüüd pärast COVID-i pandeemiat on see. Ja sellega nüüd, et see nagu asi niimoodi nagu läinud on. Kuidas haiglasse, mis jutud haiglas selle ümber käivad? Kindlasti on ju kõneainet pakku. Ikka on, ikka on. Kuidas need jagunevad, need vastuolijad ja poolehoidjad, või kuidas seal teil... Niimoodi ei teagi, aga üldiselt ikkagi... on meditsiinitöötajad, tähendab, see oleneb nagu, mis
mis meditsiinitöötaja sa oled, sa võid ju meditsiinitöötaja olla ilma meditsiinilise hariduseta, mingi hooldaja või mingi suvaline assistent. Mis nemad arvavad asjast? Nemad seal on ikka vaktsiinivastasid ka. Muidugi on. Aga ütleme niimoodi paberitega. Pooleks võib-olla, ma ei tea. Paberitega arstide seas ka on seda pigem oli nagu, ma saan umbisikuliselt öelda, et ühe nagu eakama arstiga olen arutanud seda teemat ja isegi paari, ütleme, siukse eakamaga, kes nagu on väga vist, on kahtleval seisukohal, kas teha seda või mitte ja mõelnud nagu, et Covidi vaktsiinist sa mõtled? Või puugisüstist räägid? Covid. Et tegelikult kas puugisüstiga ei ole neil selliseid leere tekkinud või? Ei ole. Sellega ongi see jama, et muidugi tehke ja kõikide difteeria ja mis teetanus, mis on nagu kaua aega juba tehtud, mis tuberkuloos, mis iganes on ju. Et mille vastu saab hepatiidid, kõikide, et see nagu, et Covidi see vaktsiini möll ja jauram nüüd nagu oli, et sellega tehti ikka karuteene nagu üleüldisele vaktsineerimisele nagu, et nagu see nüüd on nagu see, et nüüd on paljud, kes on nagu võtnud selle hoiaku, et kurat, et see Covidi vaktsiin on ja paha on ja ma ei tea, on ja mürk ja mis iganes kiibid mul sisse lastakse. Et nüüd on nagu, nüüd on tänu sellele nagu hurraale on nagu teistes vaktsiinides on ka äkki need sees nagu, kuigi see nii ei ole ju. Aga kas nad ikka nagu leiutavad seda Covidi vaktsiini ka edasi või? Kindlasti seal toimub. On seal siis mingid, on ta tõhusamaks läinud ka või, tead või? Ma pole ammu Covidiga kursis ausalt. Ma ei ole ka ausalt öeldes Covidil ja väga palju tähelepanu selles mõttes pöörad. Mis haigustest, mis teil see top 1 on, millest haiglas juttu teete? Haiglas või? No seal, kus ma töötan, sa mõtled või? No okei, jah. Seal on ikka murrud ja kõige rohkem on ikka reielu kaelamurd, ma arvan. Jah? Top 1 jah, top 2. Mis see on siis, see on mingisugune rattaga või mingi asjaga või? Pigem eaks inimene kuskil hooldekodus või enda kodus ja tasakaaluhäired või vale samm või kärakas ka kindlasti aitab kaasa. Kukuvad kärkossis mehed ka. Aga mul ongi nagu, see on siuke tüüpiline ühiskondlik nagu käitumine, et kui on nagu raske on ju elus ja siis veel riik sunnib sind veel midagi süstima, siis see on nagu siuke trots. Suure tõenäosusega see asi paraneb siis, kui inimeste heaolu paraneb ja nad on nagu rahul rohkem eluga, siis nad jälle hakkavad usaldama rohkem. Sellega see paanika külvamine, mis käis, tegemist on ju tegelikult ainult piisknakkusega, et piisab ainult kirurgilisest tavalisest maskist, et mida nagu kõik kandsid, et haige inimene kannaks ja see ei kandu edasi nagu. Et küll siin pandi salvrätikuga PIN-kood ja ma mäletan ja värki, ma olin kelner veel tol ajal, et mulle mida siin ei pandud ja mis meetodeid siin ei kasutatud. Ma räägin, et siin lasti, ma arvan, et mõni inimene valas endale etanooli pärakusse ka võib-olla, et ei jääks või midagi, ma ei tea. Covidist. Et äkki päraku kaudu leviv. Ärge minge õue ja olge kodus on ja see nagu Covid on päraku kaudu leviv. Ma olen nii kodus, nagu seda ei pea mulle nagu üle kordama. Kuhu mul minna on esiteks? Off Covid, on Covid, I'm home. Ja suur tõenäosusega inimesed ei julgenud õue minna, vaata oli mingi paanika külvamine. Tegelikult oli nagu mingi metsa jalutage, ärge puuki saaga ainult. Ei, aga öeldi, et ärge minge õue, aga kõik läksid ju rabasse, seal oli nii palju inimesi, et seal oli, ei olnud enam see raba chill ei olnud, vaid oli nagu Tallinna kaubamajas. Et seal läksid ikkagi loodusesse. Ikka inimesed läksid loodusesse. Aga nüüd enam ei viitsi keegi minna Covidit, pole ju enam põhjust loodusesse minna. Ja. Nüüd ei ole liiklusummikuid seal Tolkuse rabas näiteks. Ja kui varem oli vaata see 2+2 reegel Covidi ajal, siis nüüd pärast seda läksid eestlased tagasi oma 30 meetri peale. Yeah. Et seadus käskis neil lähedasemaks. Lähedasemaks. Vähemalt eestlased. Taud tõi eestlased lähedasemaks. Seepärast kõik trotsis on ka vaata. Nagu me peame nüüd nii lähedal üksteist olema, väga üle chill. Tegelikult oli see
tegelikult olen rääkinud erinevate inimestega selle Covidi teemal nagu arstidega. Me kõik oleme. Ja enne arutanud lihtsalt ikka meditsiiniasutus tuleb jutuks vahepeal. Kellega ma poleks Covidist rääkinud? See on ikka nagu nii debiilne, mis kõik kokku keerati sel ajal ja neid haavu lakutakse siiamaani nagu, et midagi pole teha. Kas see on nagu tagantjärele tarkus või juba ette teadsid? Vaata, see on näide. See on kõige parem tarkus. Jah, ikka. Ei, kui sa õppimise kui sa midagi parandad sellest muidugi. Jah, et siis ta muidu on. Aga see ongi nagu minu arust lääne maailma tüüp asi, et paberi peal on meil kõik ilus. Aga reaalsuses on nagu olukorrad nagu teised. No see paanika tegelikult nagu tol ajal, kui see nagu pandeemia peale oli, siis enda nagu kainele mõistusele oli ka nagu, et ütles, et kuule, et natukene tundub, et asi läheb nagu üle piiri, et mis mõttes ma ei või õue minna ka, et värske õhk tapab ära. Et noh. Järelikult. Et natukene pani kukalt rätsime. Minul vahepeal oli küll väike hirm peal, aga Covid elu parim aeg, et nagu nii palju asju hakkas nagu toimuma tollel ajal, et noh. Albumid sai tehtud sellel ajal rahulikult. Saiski koos siin ruumis teineteisele Covidit jagatud ka ja esimest korda Covidis olnud. Jah, me olime suht sünkis. Olime sünkis Covidis ja kõigil oli erinev haigus. Suhteliselt. Suht huvitav. Kuule, aga siin suvi tulemas, luud ei ole kaugel nahast, et... See oleks olnud tänane siis meditsiininurga minune teema, aga võime rääkida sellest kohe ära, siis kui see juba teemaks tuli. Räägime muidugi. Luud. Ei, naha päikesepõletusest räägimegi täna. Okay. Ennem kui lähete ennast grillkanaks tõmbama, et mis siis päikesepõletusega teha? Ma nägin, kohe jõuad, ma nägin ennem Facebookis pilti seal esimese pildina, et kuskil, ma fakte ei kontrollinud, aga et kuskil on võistlus, et kes rohkem ära põleb. Ja seal olid, ütleme, enamalt olid mingid keskealised või pluss tüübid ja nad olid rämepunased. No vaata, kuhu me oleme... Aga ma ei saanud aru, kas siin on nagu tehtud pilditöötlust või ei ole, ma ei viitsinud uurida. Ma ei imestaks, kui suhkseid asju korraldatakse, et me oleme jõudnud nii kaugel, et varsti, kes suudab tuumareaktoris kõige kauem nagu, julgeb olla, et see on võitja. See ei tundunud nagu ebareaalne inimesi teades, et nad katsetavad järgi. Aga räägi nüüd tarka juttu ka. Jah. Päiksepõletus, kui juhtub tuleb suvi, kes siin nüüd grillkanaks mõtleb ennast tõmmata, ära tõmba, ei ole hea mõte, nahk põleb ära, sellele järgmised nahk läheb väga kuivaks. Kas hapukoort peale panna, kui ütleme, juhtub jaanipäev, suur võidupüha tähistus käib? Sa võid panna sümptomaatiliseks raviks hapukoort, aga tead, miks hapukoort peale pannakse? Külm ja jahe, ma arvan. Jah, sest see on sul külmkapis, sa võtad külmkapist ja ta jahutab su nahka, sellepärast ta toimib. Oleks võinud majonees ka olla nagu? No jah, põhimõtteliselt. Või kehvem variant? Kohvikoor või? Kui on külm. Põhimõtteliselt tegelikult mida... Nimeta mingi plöga, mis sul külmkapis on ja pane peale, jah? Mine apteeki ja võta... Ma olen ära põlenud, ma ei saa liigutada, ei saa naine läheb ikka apteeki. No aga kui pole naine jättis maha ja selle pärast läksingi päevitama. Kutsu kiirabi siis, kurat. Kas ei tohi, nüüd peab ju perearsti saate kirjaga ja ma pean ise hakkama tuvastama, kas mul on nüüd eluohtlik või ei ole. Ära nüüd sükke hädapätaks ka ole, nagu emosse saad ikka kuradi kohale roomatud ju. Ma ei tea, oletame, et... Ta kujutas kedagi ette, kellel on sellised probleemid. Kas on koduseid vahendeid, mida saaks võtta senikaua, et päris abi saabub? Päris abi kodustest vahenditest hankige endale koduapteeki jahutav keel, mida müüakse apteegis. Selleks on preparaadid. Ma pean sinna röntgeni ka veel hankima või? Mis röntgeni? Endale kodusesse apteeki. Ei, see on lihtsalt niisama põletad ka näppu näiteks ära kuskile vastu pliiti või lähed lõkkesse, midagi keegi põletab ära. Sul on esmaabikarbis aloe vera keel võib ka olla. Aga parem oleks apteegist spetsiifiline jahutav keel, määrid peale, jahutab naha maa, põlenud nahka, see umbes nädala pärast hakkab kooruma põlenud nahk.
see kuivab täiega ära nagu see nahk. Ma olen pannud kunagi hapukoort peale. No ma olen ka. Ma ei tea, isa soovitusel või mis iganes. See on vana rahva... Seda tasub kuulata. Ja mul on meeles see lõhn, mis sealt tuleb, kui see nahk või see hapukoor on naha peal tükk aega, siis sealt tuleb mingi spetsiifiline siukene smell. Ikkagi oksereflektor. Ei, no mitte nagu nii hull, aga ta on siukene omapärane, mis ainult sellises kontekstis tekib. Lõhn on see oksereflektor, saab kõvasti tööd teha. Aga okei, siin on, räägidki lastekraami, siin mingisugune väike, aga oletame, et võtame tüüpilise keskealise Eesti mehe, ongi võidupüha tähistame, sa lähed päeval, kõigepealt tõmbad tongi ennast seal, tõmbad tongi kuradi pokist ja põled täiega ära, tõmbad särgid selga, lähed kurat üle lõkke hüppama, kukud veel lõkkesse, põletad veel rohkem juurde. Mida sa soovitaksid, kas muld peale määrimiseks on ja jahutav, toetav, kuni päris abi saabub politseiga. No aga ma olen juba peaaegu, et aga mida soovid, kas murus püherdamine on abimees? Ei ole. Mida teha, kui kamraadid lõkkest välja sikutavad? Jahutada kõigepealt. Millega? Tähendab, õlut võin peale valada või? Ei. Õpid ka seal koolis midagi. Kas uriin mõjub hästi saab või vastata või? Lasetakse vastata. Võiks olla siuke, mitte päris külm vesi, nagu jääkülm vesi, vaid siuke leigemapoolsem või toasoe vesi, ütleme, on kõige parem jahutamiseks. Siis kindlasti mitte hõõruda. Ja seda ka siis, kui on keegi päevitanud ja sealt nahk hakkab kooruma, alt hakkab uus nahk tulema, seda ei tohi kratsida, sest sealt on infektsiooni oht kohe. Tuleb, kui sa ära põled, siis tuleb kiirabi oodata. Keskkonnainfektsioon või? Ei, siis kui sa lõkkesse kukud, siis tuleb jahutada nii kaua nahka, kuni tuleb kiirabi, äkki saad valuvaigisti sisse ja imeda kuidagi midagi. Õltsu peale võtta? Ei. Kui sa oled kärakat võtnud, siis ei võta ka valuvaigistit, siis on vaja kiirabi oodata ja siis on vaja minna haiglasse. Naasiirdamisse. Plastika, jah. Kirurgilised sekkumised ja kui kaua üldse... Joodikutilk kõigepealt üles. Kui kaua üldse sina soovitad inimestel nagu päikese käes olla, nagu päevitada? Kui üldse? No ikka võib päevitada, aga päiksekreemi või mingit kreeme soovitan siis kasutada. Kuule, kuidas te kutsute neid, kes on näiteks influencerid, aga meditsiini valdkonnas? Medfluencerid, on teil mingi oma nimi ka neile või? Ma ei tea. Ei ole või? Sa ei jälgi mõnda arsti internetis, mingi YouTube'is näiteks? Ma mõtlen nagu mitte mingit, päris real deal, aga teeb YouTube'i ka, räägib mingitest asjadest. Ei, ma siukest meditsiini staffi sa võtad sisse või? Jah, ma ei tea. Ei, ma olen vaadanud ikka, ma ei tea, kuidas me kutsume neid. Ikkagi pigem nagu on nad tavaliselt, neil on ikkagi mingi kõrgharidused ja on mingi doktor keegi nagu. Seda küll, aga ma mõtlen, on neil nagu medfluencer, ei ole neil seda ma ei tea, et võib-olla on, aga mina lihtsalt ei ole teadlik sellest. Ei no, aga kas Viktor ei ole kurat tele... On küll. Kas tema ei ole influencer? Enne sotsmeediat nagu, tema on nagu OG. Sotsmeediat juba influencer ja ta on doktor Vassiljev. Jah. Et meil tegelikult ikkagi neid... Ta on arst ja ma ei tea, mina kutsun neid niimoodi. Mis doktor ta on? No, et meil on kas doktorikraadiga või siis doktor. Äkki ta ongi mingi luu... Ma spetsiifikat temal ei mäleta, aga ta võib olla mingi, ma ei tea äkki. Kas ta mingi perearst ei olnud? Võimalik, et ta on perearstistunud. Jah. Minu arust oli ta perearst. Kas Joller ei tee mingisugust sots mingeid asju, et... Joller ei tee midagi, Joller teeb poliitikat. Ei, ma mõtlen, aga ta on ju ikkagi nagu arst ikkagi, ta on vande andnud ja ta ju jääb arstiks elu lõpuni, kui ta... Ei tea, palju ta on osalenud vandenõudes ja tahtsid öelda ka, Mina ei taha midagi öelda, rahvas räägib. Ei taha kommenteerida seda teemat, vabandan, tähendab. Aga kas sulle ei meeldi see, et ma ei tea, päris meditsiinitöötaja on siis meile saanud ministriks, mis on tema, ma ei tea, haldusala. Seal on midagi veel. Lihtsalt ei meeldid perearst. Okei, mis arst siis hea arst on, kes siis võiks saada?
ma ei teagi, terviseminister võiks olla küll mingi terviseteadlane, aga ma ei tea, kas ta perearst peaks olema. See perearsti business on nii jõhker business siin Eestis. Aga kurat, aga enamjaolt vist on varem ka arstid nagu olnud või? Kindlasti on olnud, on kindlasti on keegi olnud jah, aga ma nagu niimoodi kõik Riigikogu koosseisus. Ehk siis see jalaarst võiks ennem olla või kui perearst? Ei, ma seda ka ei ütleks. Teil on mingi hierarhia seal, ma saan aru, et perearst sa praegu materdasid ikka väga maha. Ei, ma tean, mitte nagu ma ei materdaks maha kedagi. Nad ütlevad teie kohta kuradi õed ka või? Vaata, siin on... Tahaks ikka seda kollast. Siin on see vana sõna. Ei, ma arvan, et seal on pigem nagu nii palju, kui mina nagu lugenud olen. Te koostööd ei teegi oma vahel. Ma arvan, et haiglate, see on terve süsteem nagu see haiglate ja ütleme siis eriarstide ja perearstide vahel on küll teema nagu. Teab, miks on või? Sest et siin on juba see vana sõna. Asi, mis on mõeldud kõigeks, ei sobi mitte millekski. Ja erialaarst vaatabki perearst, et see tegeleb kõigega, järelikult ei oska mitte midagi vaata. Tegeleks ta siis kõigega, osad võib-olla tegelevad, aga nagu kõik ei tegele. No aga tema ju suunab sealt edasi. No kui suunab jälle. Et oleneb, seal on nii palju mingit arvad, et mõni perearst soovitab palveta ja siis loeb palvusid. On ka sellist perearsti kindlasti. Olen kuulnud igast huvitavaid lugusid, aga nagu ei taha siin materdada kedagi, kes mina... oled juba materdanud siin, kõik on saanud. Ei, no selles mõttes, kes mina olen, et tähendab, ma tahan seda öelda, et tulevane minister, ma pakun. Keskmine eestlane nagu niimoodi, et kui sa oled seltskonnas näiteks kuskil sünnipäeval on ja siis kuuled, et keegile käis arsti juures või midagi on. Tõra, see arst on ju täis jobu ju, siis tavaliselt on see kommentaar. Kuulen nagu enamjaolt siuke keskealiste poolt sellist suhtumist. Minu arust neil on juba nagu ennem selle suhtumise valmis kujundanud. Jah, et see arst on ju täis jobu ja no see arst ei tea midagi, seda ma olen ka kuulnud nii palju nagu, et muidugi ta ei tea midagi, ta õppis arstiks ja ta ei tea midagi nagu, et nagu viitsi kuulad seda nagu juttu eriti. See on jällegi praegu see ühiskonna lihtsalt see, et ma tean ise nagu ennem seda, kui ma ise meditsiinis ei töötanud, ma teadsin, kui raske on saada ortopeedi juurde näiteks, kui oleks vaja nagu. Ei nagu kurat, mina näen lihtsalt lahendust. Kaua peab ootama nagu. Kui see arst ei tea mitte sittagi, siis alati on ju võimalus ennast saatuse hoolde jätta. Mida ta nagu kobiseb see, kes see müstiline keskmine eestlane. Et nagu ja jätku saatus hooleks ennast ma ütlen tavaliselt, kutsun neid ise doktoriteks ju, et järetavad ise targem, et ravi ise ennast. Vaata, ongi ja nad jätavadki saatus hooleks selle pärast, nad tahavad arsti käest saada seda, mida nad tahavad, mitte seda, mis neil viga on. Mis neil tegelikult on, vaid nad tahavad seda kinnitust, et mis nemad tahavad. Ja sama on koolis tahavad õpilased, õpetavad seda, mida nemad tahavad, kuigi peaks olema vastupidi ja nii edasi, et me oleme lihtsalt praegu... Lihtsalt see, et need peavad seda kurba tõde kuulma, vaata, et näiteks keegi ütleb, et arst ütleb sulle, et sa oled ülekaaluline, siis on kuradi solvud ja siis on kõik arstid jobud. Ei tea midagi, vaata. Kindlasti on seda väga palju. Sest et ma olen ju tead ju küll, mul on ju see, vaata. Mis iganes siis. Leiad ikka mingi vabanduse. Mis iganes. Mul oli see sünnijärgne trauma, vaata. Kus sa mäletad seda sünnijärgset traumat? Kestab siiamaani. Mul on mitu korda olnud seda, et lähed käid oma uuringutel ära, ei olnudki vähk. Seekord vedas ja ütleme 2 korda. No ikka positiivset. Ei olnudki vähk, vedas. Selles suhtes tegelikult tead, mis praegu tegelikult on jumala õige, et meil kõigil ongi sünnijärgne trauma, sest et elu ongi sünnijärgne trauma, ongi elu. Kõigepealt on see sünnieelne. Imikuiga ja siis tuleb see lapsepõlv. No trauma kestab kuni surmani. Surm võib saabuda läbi trauma. Aga võib ka naturaalselt. Kas sa said oma terviseminutit tehtud või? Ma sain põletust, et tema jõudis nagu nii karmide põletust. Ma tahtsin päiksepõletust tegelikult rääkida enne suve. Ma võtsin keskmise eestlase seisukohast. Jaanipäev on tulekul, et vanad teaksid, et mida teha, Ja selle sai ju läbi käidud. Kiirabi kutsuge, kui te lõkkesse kukute, siis hakkake jahutama ja kutsuge kiirabi. Kui napsu pole võtnud, võtke valuvaigistiga sisse. Ma mõtlesin ka ennetavate meetmete kohta küsida, milline kõige parem meede oleks siis meditsiiniliselt lähtudes võidupühal. Võidupühal. Pikk nädalavahetus ja lubab päikest. Kas ilma särgita
SPF, mis need on, 100 või jätan särgi selga? Mis see kõige parem on? Särk selga. On jah. Ikka vana hea särk ikka on kõige parem. Pika varukaga müts pähe. Sa võid seda jebla endale määrida palju tahad, siis kurdi pane särk selga. Kui tunned, et tahad vahepeale päiksega tõtt vaadata, tõmba särk maha, mine seisa 10 minutit, vaata päikest soojani üles, tõmba särk peale, mine viludesse tagasi, joo limonaadi, ära alkoholi joo. Me vist alahindame seda päikest, et nagu ta tuleb läbi selle pisikese särgikese ka vaata. Ei, no muidugi tuleb. Nagu noh. Jaa, aga seda ultraviolett kiirgust sa ei saa nagu nii retsilt, kui sul on ikkagi särk ju seljas. Et see on see, mis ikkagi põletab sul ära ja pärast võivad olla mingid, mis iganes, kellel on mingi melanoomi kalduvused, nahatüübid on ka erinevad. Ja. Tähendab, võtta, siin on mul on nende asjadega nagu kogu aeg nagu üks küsimus. Nagu särk on alati kõige kindlam, still, noh. Et noh, kogu see asi, et ei tohi nagu päiksegas olla, aga kivi ajal või ennem seda inimesed kogu aeg, päeval ei olnud kuskil koopas, siis nad kogu aeg tegutsesid, kogu aeg päikese käes. Ja kas siis oli ka nii palju nahavähki kogu aeg oli, et suridki kogu aeg nad ära või on see nagu praegu jälle mingisugune... Ei, ma arvan, et... Vandenõu. Ma arvan, et see... Kas siin ei tule nagu keskkonnaminutid mängu, et ultraviolett kiirgus on tugevamaks läinud, kas ei ole ajaga see on mingi teema? Osooni... Et see osoonikihi teema, augud. No aga seda selles suhtes, et ega see kiirgus ta ei ole nagu praegu osooni, meil ei ole nagu selles suhtes nii suur probleemi. No päike läheb kogu aeg paisub tegelikult. Tol ajal surid inimesed ennem ära, kui vähk jõudis tulla. Ega see kiviaja inimene sinna randa chillima ka ei läinud või võidupüha ajal täis ei nõmmata. Kas on nagu vahet, kas ma liigun või seisan, olen koha peal? Suure tõenäosusega ei ole vahet, on ju? Et päike võtab ühtemoodi, on ju? Kiirgus on ühesugune. Minu arust küll, jah. Samas, kui sa kõnnid... Võib-olla mingites kohtades tegelikult varieerub, on ju. Kui sa kõnnid, tuul võib tegelikult midagi seal nagu mõjutada, jahutada võib-olla rohkem midagi, seda kiirgust võib-olla... Kiirus ka võib-olla... No ühesõnaga, ma ei tea. Ma ise mõtlen seda, et lähen iga-aastast meetodit kasutan, jätan särgi selga. Ma olen ikka ilma särgita suht palju, aga mul tavaliselt ikka need kuradi õlad kipuvad ära põlema ka tänu sellele. Ma üldiselt väldin päikest. No seda me teame. Ja see on mul see ennetav meede. Et ma olen ka suhtes, et nägu on mul muidugi suvel pruun, aga ülejäänud kehaosad on ikkagi jäävad suht ikkagi selle lumevalgese poole nagu, jah. Nii et võib öelda, et sa oled selle saate lumivalguk. Jah. Selle suve röökingu lumivalguke on Jopska. Aga teeme korra veel ühe asja siia, et see teema, mis ma kiiret nüüd võtan, see ei ole nagu selles suhtes arsti maailmas kaugest, et ka tegelikult see arsti järk on tegelikult üks sekti asi. Ma täpsustan ära, et midagi pole muutunud, ma õpin õendust, ma ei ole arst, õpin vennaks. Või tegelikult, me ei tea, varsti tulevikus on meil mingi sõna selle ameti jaoks Eestis. Tegeletakse asjaga. Aitäh selle täpsustuse. Kõrgemal pool, jah. Sest nii palju on seda jälle purjus naabrimees suvilist. Oled siis õde või oled vend? No mõne asjaga peab leppima. Midagi ma teha, kui ameti nimi selline, siis noh. Ja ei seda küll. Tuleb oma katkise maksaga sinna haiglasse. Seemendaja võib-olla ka nagu ei tahaks, et tema... Mis sa sinna lähed? Arstid ja küll mitte midagi. Ongi paras päikse kätte saatuse oleks see vend jätta. Jah, seda küll. Vaba tahe, vaba otsus. Ju tal on küll siuke suhtumine, et kõik need arstid ja sitt tegid. Kurat, lollid ju. Kas te juhuslikult... Käisid koolis seal 7 aastat ülikoolis. Kaua nad käivad, ma ei tea. Juhuslikult ei näinud seda Taavi Libe saadet, kus ta märgatud Taavi Libega või mingi siuke saade. Ja seal oli mingi tüüp, kes oli räige kärakavend ja ta kirjutas iga päev üles, palju ta joob mingi alates 2004-ndast või nullindate algusest poole, et rekordpäev oli tal järjekindel vana, tubli. Ta ütles, ma olen räige alkohoolik, et üks kuu oli ta 400 midagi õlut ära joonud. Tal oli räige arvestus. No, ja rekordid mingi 30 pudelit päevas, poole liitristes mõõtis oma, tema jaoks oli mõõtühik
üks pudel oli 0,5 liitrit. No kas ta pidi käblönn ikkagi peab tal olema siis või? Minu sama mõte oli, et nagu Taavi küsi nagu olulisi küsimusi, kus rahastab oma seda sporti, hobi. Aga ei küsinud minu arust. Ei küsinud või? See on tegelikult halb ajakirjandus minu arust. Aga vaata, tema eesmärk ei ole neid inimesi nagu ajada nagu vardasse, vaid on nagu nende muret kajastada. Ta ei ole sellise ründava loomuga kah nagu. Aga mis selle vana mure oli siis? Ta lihtsalt, et see mingi saaterubriik oli Kärakast ja siis tema oli üks, kes oma seda kogemust seal jagas. Lihtsalt Käraka kogemuse. Ja, et panen kirja, palju õlut joon iga päev ja mingid 0 päevi oli tal mõni, et siuke. Ta siis nagu teadust ei teinud, aga ta observeeris lihtsalt, jah? Jah, ise ennast kõrvalt. Okei. Ma lihtsalt see, et jäi siin jutt pooleli, et see arstiteadus ja kõik, et see ka üks sekti asi on. Ja siis Mäkki pakkus välja siin, et kui tema nagu sekti teeb, et siis sekti nimi on Sect 1-2. Sect 1-2. Jah. Et mis sekt see selline ka siis oleks ka? Mis seal pakutakse siis? Rap, musa. Aga Mike Sect oli ka mingi teema ju. See on sinu konkureeriv see oli enne saadet, ma mäletan, sa rääkisid siin, et kellegi nimi on Mike Sect. Teeks peoseeria teeks Sect 1-2'st, aga Check 1-2 Eestis juba on, vaata, et see oleks siuke liiga lähedale. Muidu see oleks, ma arvan, päris hea peonimi Sect 1-2. Äkki on see neil läbi käinud isegi. See oleks Pauli ja Jannoga ülbitsemine. See oleks nende kallal natukene siuke, kuigi see Sect 1-2 oleks väga hea nimi siiski. Oleks. Sect 1-2 või? Jah, no peosarjaks. Ja pöörame kõik, sealt selle ümber saad oma selle nii-öelda turunduse teha, natukene seda sekti aga siis juttu. Saab ka Mike Sect, seda saaks kasutada. Ka seda saaks kasutada descriptionites vahepeal. Täiega Mike Sect. Mike Sect. Ja. Need on mikrofoni vendade sektid nagu. Ja. See on nice. Ehk siis Soundsect oleks Soundsect on täna kell 7 näiteks. Ja. Kas teeme nii, et tänaseks on meditsiiniminutid läbi või? Jaa, võite ära minna. Ei, mul oleks aitäh tulemast, kajastamast. Ma tahan tõmmake see tagasi. Puss. Et see, ma siis toon ka ühe, et poesekt. Poesekt. Ma käisin poes ja sain poesekti ja vaatan. Nagu poetšekk või? Okei, sorry, mul oli korraks. Poesekti sain ja loen sealt sekti pealt siis, et et peaparandus. Mis kuradi peaparandus? Peaparandus oli kirjutatud. Ma mõtlesin, mis kuradi peaparandus, vaatan, kurat, reaparandus oli tegelikult. Et oli topelt sisse löönud 2 korda mingi hinna. Ja siis oli tegi reaparanduse. Ma vaatasin, mis kuradi peaparandus, et mis see veel on. Mul on sellega üks nali juures. Või saan vahele või? Ma lõpetasin. Lõpetasid? Okei. Mul oli täpselt samamoodi. Prouale pead samamoodi ütlema. Töö juures puhkeruumis on vaata nagu stand, kus on koolitused, igast asjad, info, vaata mingi infostand, kus on elustamiskoolitus ja siis see. Ja siis oli mingi laboritöötajate koolitus, kus algab niimoodi see tekst seal, et verekomponentide ja mingi asi koolitus on ju. Juba keerulised sõnad. No vahet pole on ju, verekomponendid oli teine, aga ma läksin hommikul sinna veel suht siuke hommikurash peal siuke, vaatan verekompottide mingi see analüüsid ja siis ma naersin kogu aeg, et verekompotid nagu. Et iga kord, kui ma nüüd näen, et verekomponentide kohta mingi see koolitus toimub, siis ma ütlen verekompottide koolitus. Ja, et niimoodi sa läbi kukut ka. Ja korraliku kompoti endale keerad kokku, see ma ütlen. Eks meil on, jah. Ja muideks, see ei ole reklaam, aga Siljal on album Kompott, ostke plaati. Ja seal ei ole verekompotid, seal on ikka audiokompotid. Nüüd väike intervjueerimisrubriik teile mõlemale. Oh shit. Kas ühe loo teeme ka ennem või? Okei, väga... Lugu ei teegi vahepeal või? Ei. Käisite Tallinnas Attic Bus seal live streamis? Käisime. Kommenteerige paari sõnaga, kuidas oli. Norm. Mina ei käinud, mul on probleemid, ma ei saanud tulla.
tõsised probleemid. meil on samamoodi probleemid, aga meie käisime oma probleemidega koos seal. Me oleme ammu su probleemid juba ka avaldanud Eesti rahvale. Okei. Ja seda küll. On üks organ sul. Ja välja ei tule midagi. Tuleb. Nüüd hakkas vaikselt tilkuma. Praegu midagi immitseb sinu vaikselt. Valel ajal tuleb. Aga vaata see organ. Natuke valel ajal. Teil on vähe lõmmis. Ei. Kommenteerige nüüd. Vennad käisid Attic. Norm ütlesime. Okay. Ei, tegelikult oli väga tore. Seda saab... Ei, tegelikult oli väga norm. Ma ei taha, tegelikult tore ei saa öelda. Tore on vanaema sünnipäeval. Tüübid käisid Attic Bus... Attic Base. Attic Base peab ütlema. Räägime lääne keeles ikka. Lääne keeles Tallinnas Attic Base. Kuidas see on siis? Podcast? Attic Bus. Ei ole livestream. Livestream, jah. Livestream keskkond. Seal on tavaliselt DJ-de livestreamid. Tavaliselt on mingi elektrooniline musa seal. Sa oled elektroonilist muusikat käinud seal mängimas? Ja Sranchi käisime ju. Millal sa käisid? 3 aastat tagasi, 4 aastat tagasi. Veel ammum. Sranch on mingi tehno... Tehno, või ühesõnaga, siin ongi inimesed vaidlevad ja ma mäletan, kui sa käisid. Siis kui mina kuulasin Sranchi, siis oli ka hard techno täpselt nagu Sranch, nad olid sünonüümid. Nüüd nad eristavad ikkagi ja ju ta on erinev. Okei. Me tegime räppi ka selle ajal juba. Hakkas võitlema kohe Sranchi õiguste eest. Peab võitlema. Keegi peab seda ka tegema ju. Alla ei tohi anda. Ma kuule, milleks need stiilinimed siis pandud on, kui keegi neist kinni ei pea? Laivi tegid seal igatahes Maki või oota, kuidas Koit Rauts? Madzi. Ja Joska või? Joska. Seal on, mitte sa ei saa öelda Joska. Joska. Okei. Joska, jah. Ma ei ole veel kuulnud, kuidas Koidu poolt ristitud Joska ja Koidu poolt ristitud Madzi. Mulle meeldib see tegelikult, seda nimede areng. Ma ei uskunud, et keegi nagu sinu nimele ka keerab siukse vungi. Ja see on üllatav, see tuleb nagu Eesti nurga tagant. Festivalil oli ta jobeneva rott, mida sa tahad. Aga see nagu võib-olla natuke arusaadavam. Võib-olla on see tagantjärele tarkus jällegi, ma ei tea. Ju ta läheb edasi Jokaks ja siis sealt edasi juba Jotaks. Ja siis oled juba Jako. Jah, MC Jota. Otsapidi Jako lihtsalt. Tervitused Jakole siis jällegi. Aga oota, ma tahtsin veel jõuda edasi, et... Meil ei tohi olla ükstegi episoodi, kus me Jakot ei maini, vaata. No nüüd on see kuidas sa saad niimoodi, et Jakot ei maini? Jah, just. Jakot peab maini. Okei, seal oli veel Silja, seal oli Pudmurda. Fanta. Sorry, kui sa juba nimetasid. Ei, ja Päda oli ka. Ja külalisena oli Päts ka. Ja me tähistasime töökoja väikest sünnipäeva ja üllatuspidu. Ja see... Päda tegi selle nalja, ütles, et palju õnne kõigile, aga mitte mulle. Peale minu, see oli väga naljakas. Mulle mitte. Või ainuke vend, kellele õnne ei saa soovida. Aga Päda pani suht vägevalt. Super vingelt pani. Täiega. See oli hea nali. Vaadake Attic, või siis... Atticpass.live saab seda jauramit järgi vaadata. Väga tore oli. Ei ole varem sellisel üldse live streami teinud. Et see kontseptsioon oma peas nagu mõelda selleks, ma olen vaadanud küll livestreami, aga nagu teha niimoodi, alles hakkasid klotsid vaata kokku liikuma seal peas, et kuidas see nagu toimib täpselt, et nagu vaata, aju ei liida ära vaata, et see toimub, mis formaat see on, uus formaat. Esimene lugu oli ikkagi päris siuke virvendav karedus oli täitsa peale. Elustiil või? Jah, et siuke nagu, kuidagi nagu siuke, et nagu esinesid, aga nagu ei esinenud ka. Hakkasid infarkti saama. Midagi juhkest, ja mina sain seal õppetunni ka, elustiili me polnud nagu väga kaua laivist teinud, ma polnud lihtsalt nagu seda lugu pole niikuinii kuulanud ja ei proovinud ka enne seda läbi. Mõtlesin, ma olin nii enesekindel, vana lugu, kuradi pohhult. Teeb ära. Tegime ära, aga panite kärna küll, seal ma ütlen teile kohe. Panime küll. Aga enesekindlus oli lihtsalt nagu siuke kuradi pohhult, aga see väike selline impro, mis seal oli, see oligi tore. See oli ilus, jah. See oli tegelikult isegi lahe. Tegelikult me õppisime sellest, et kurat, et seda ei tasu ka kaarta, et mina ootasin, mis Jomska ütleb. Ja see oli tegelikult äge, et see ei tekitanud hirmu või midagi sellist. See on juba väike, ütleme, esined siis mingisugused asjad hakkavad pohhuiks muutuma ja saad juba mõelda teiste asjade peale. Ei löö kohe rivist välja nagu.
nüüd võib küll minu poolest võib loobuda. Aga sina olid ju nagu kõrvaltvaataja rollis. Ise ei käinud sünnipäeval. Natuke kallutatud ka kindlasti, aga kõrvaltvaataja, mis sa, kas või skippisid mingid kohti, Ikka ei, vägev oli. Mulle väga meeldis nagu tegelikult selles mõttes, et just see, et tavaliselt on seal nagu see, et ikkagi minu arust nagu elektroonilis on see DJ-d, vaata. Nad vist juttu üldse ei puhu seal tavaliselt. Vist, ma ei tea ka. Nüüd oli nagu ruumilisem see värk ja nii palju erinevaid MC-sid, erinevaid staile tuli sealt selles mõttes nagu ikkagi spittimise mõttes, ma mõtlen. Et ei, muidu oli nagu kodune, vaata, aga nende värskendustega, et Fantastica on töökoja pundis juba teist laivi, ütleme siis. Ja ta on juba teeneline. Ta on teeneline ja Päda oli ka väga ikkagi. Me pole siin saates seda üle käinud või ma ei tea, kas me tavaliselt käimegi selliseid asju, et Fanta liitus töökojaga mingid Fantastica liitus kuu aega tagasi vist. Et lepingule sai alla kirjutatud. Et kui üritustest rääkida veel, siis Kiso käis meil eelmine kord saates, me tegime Templis laivi ka. Seal tegi Fanta meiega esimest korda laivi koos. Siis oli mina ka, oli väga lahe koos uhada. Kas oli tore? Sitaks tore oli polnud ammu näinud ka Fantat ja oli väga vahva. Kurati seal oli tore, väga siuke klassikalises mõttes räpipidu oli ja tore see värk, aga kuradi Jopska, ma nägin teid seal hoovi peal, nägin sind ja Tommyboy tuli ka lambis sinna, vaata. Seal käis korralik uhamine, jah. Ja ma ei taha öelda, et vaidlesite, te olete ikkagi intelligentsed inimesed, te argumenteerisite. Pärnu peost, mitte Eitik Pessi, mitte Eitik Pessi. Me läksime üle Pärnu peole, jah. Läksime Pärnu peole. Ma tean, aga et kuulaja või vaataja ka teaks. No tähtsa Kiso Pena, Pärnu, Tartu, Mehkli. Hoovi peal jaurasite Tommyboyga. Mille üle te seal argumenteerisite? No see on väga põnev teema. Ilge jauram käis teil seal ju? Ei käinud ilge jauram, vaid üks muusik oma mätta otsa kirjeldas ja teine muusik avaldas oma mätta otsa. Mille üle? Ja ma pean ütlema, et kui nüüd võtta nagu puhtalt nagu tehniliselt ja ütleme siis akadeemiliselt, siis on Tommyboy õigus. Ja jutt käis siis, et mis on vanakool ja mis ei ole vanakool. Ja et et mina nagu pidasin vanakooliga 90-ndate boom-bap'i näiteks. Aga Tommyboy, tema ütles kuldaeg selle kohta. No ja et vanakool on ikkagi 80-ndate ja 70-ndate ja ütleme niimoodi. Muidugi siin on mõrad on, ma kohe selgitan, et aga mis see stiil on, ütleme mingi 93-4 aasta stiil või see aasta arv, aga stiil on nagu 80-ndate lõpp siuke. Et kuidas siis seda nagu nimetada? Mis kool ta siis on? Põhikool. Et põhimõtteliselt olen nõus, et boom-bap on see kuldaeg, aga kui võtta nüüd puhtalt aasta arvu järgi, siis 2025 aasta vaadata retrospektiivina tagasi aastasse 95. No see on päris kaua aega tagasi juba tegelikult. No tõsi. Ja ajaliselt ta nagu on ikkagi vanakool, Ja isegi kui ütleme kõnes või kuskil liigub see või näiteks YouTube'is paned old school hip-hop mix näiteks, siis tuleb ikkagi mixe, kus on ka 90-ndate seda kuldaega esindatud korralikus koguses, et see nagu et nagu seda peetakse vanakooliks, seda kulda ja mussi ka minust nagu see on tavaline. Aga kui selliseks ajalooraamatusse ajada, siis tõenäoliselt peaks nagu eristamagi. Akadeemiliselt nagu on suure tõenäosusega. Et eristada ajastuid ja saada aru, millal mingid asjad olid, et siis tuleks võib-olla piire kanna ka. Ja veel teine asi, et vanakooli, et ei vanda, kui sa räägid näiteks või mina räägin, et kuule, pane seda vanakooli lugu on ja siis ma nagu isegi võib-olla ei mõtle aastates, et ma mõtlen selle heli soundi poolest. Ja see sound on ikka see kuldajast sound. Aga siin on veel nagu üks aspekt veel asjal juures, et olenebki, kui vanalt inimeselt nagu küsida,
et mis siis see vanakool on, et kui 2007. aastal sündinud inimene, tema peabki 2007. aasta kraami peabki vanakooliks, kui ta 2040. Kuule, Drake nende jaoks. Ja. Eriti vana kooli värki nagu eelajalooline. Minu jaoks on see tänapäevakas nagu, mis ei ole mingi vana kool on ja. Ja ma olen näinud seda attituudi ka, kuidas on niisuguse uue ajastu artistidele, et see on suht vana kool. ei ole ei aastates ega ka soundis. Nagu. Ta on ikkagi nagu verivärske uus kool või kui tahaks pigem öelda või nagu verivärske, et või midagi sihukest on. Ja seal neid alamžanreid võib juba olla nii ei tea, aga ja ma olen ka sellist asja, aga see ongi see, kust keegi tuleb, vaata. Aga kurat nagu samas nagu sellel hip-hop muusikal suht kindel ajalugu, vaata. Kah. Jah, et nähendab, seal on mingi ajalugu, et ikka iga asi ei saa olla vana. Aga kuidas seda 80-ndate nagu räppi ametlikult nimetatakse, kes klassik räpp või? Ta ei ole ju vanakooli räpp. Hip-hop/räpp. Ta ei ole old school räpp, ei ole tema stiili nimetus ju. Ei olegi. See vana kool on üldistav lihtsalt siuke mingisugune sõnakõlks. Ta ei ole nagu ta ei ole akadeemiline nagu. Ei olegi. Ta on lihtsalt mingi klassikaline hip-hop ja on. Aga kas see on siis klassikaline, on siis originaalräpp ehk siis nagu klassikal siis või? Nüüd sa mõtled ise nimesi välja juba. Ei, aga kuidas 80 ja 70 räppi nagu. No kurat, kui see on siuke nullpunkti aeg, kui võtti mikker kätte, siis see ongi ju hip-hop/räpp. See ongi räpp on ju. Seda ju ei saa ju edasi aretada, sest et see on ju see Patient Zero on seal nagu. No okei, siis nii ongi. Ja sealt edasi saame siis seda kuradi puud hakata ehitama. Ja. Tegelikult Chalice ütles ka, et tegelikult mina olengi räpp. Jah. Ta võis palju asju öelda selles suhtes. Ta ütleski väga palju asju. Ja, ta ütles väga palju asju. Tal oli kiire viit ja veel kiiremini ütles asju nagu. Kuskil ta rääkis ka, et kurt enam ei viitsi nii kiiresti räppida, et ei ole kuradi keeruline. Ta ei jõuagi enam. Ja. Okay. Kuule, aga teeme selle kuradi looga nüüd lõpuks ära. Kus juures, ammast välja ei löö endal. Just Tommy Poist oli juttu ja oli ka Chalice'ist juttu. Superbandiit. Ja Tommil tuli alles lugu välja. Tean, et see, Aus Paul. Aus Paul, ja Chalice'i tausta peal, et. No näed, kuidas see kuidagi siis niimoodi asjad sattusid. 2, 3. Alles olin rets, räppar, kott, püks, maani. Nüüd sõbra lapsed sünnad, hulgan uljad baby shaaki ja ained on legaalsed, all perearsti pitsat. Vasakul kunstpuus, paremal põlvel kena tika. Prilli miinus tetrab, sorry 5 miinust ja see ette kasvanud paak ei tähenda tiinust. Ammu ei saa lubada liigutustes kiirust, järsk püsti hüpe toob musta ruudu tiiru. Juuksepiir kolind osal teisel pool pead, ma muidu täitsa sain mõned iluvead. Siiski olen püüdlik kui 90-ndate mesa, naisele truu ja armastan me pesa. Tasa, avameelsus pole au sees, kaine peaga eriti, kaine pole aus mees. Kadedusega vaatan mõnd ropendavat nolki, tahaks ajada ka sama süüdimatut solki. Aneelan alla sõnad nagu tiinekas riba, pits läpp endale, mees sa oled isa. Läbi pole lips ja lips on kaelas, elusiku tapke ja olen veel paela, kenasti on seotud, see pole nali, mustukurvi rändab üks aksi vaba kali. Läbi pole lips ja lips on kaelas, elusiku tapke ja olen veel paela, kenasti on seotud, see pole nali, see muusika on liiga vali. Isa, sinu nimi on Paul, Paul on aus, 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 Paul. Isa, sinu nimi on Paul, Paul on aus, 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 Paul. Üks joob maitse, teine mõju pärast, et saaks putsis päeva maitse öösel meelest ära. Kerad karva kasvan nagu maha jäetud lennuväli, unetud ööd ja nutihamba ari. Telos scrollimisest jupsid käekarpaal kanal, viiking sureb voodis ja seda puru vanalt. Au ja kuulsusega pole enam miskit pistmist, hemoroidi kreemis life kiidab rõõmus istmik. Ristmik ja veel üks pööre ja veel ristmik, tühi aku nõuab, et tooge käbe pistik. Lotopilet kaotab, horoskoop pessimistlik, jumal tänatud, et
ohtlik. isa, sinu nimi on Paul. Paul on aus, aus, aus Paul. isa, sinu nimi on Paul. Paul on aus, aus, aus Paul. Tegin TikToki, et ei jääks tähelepanust ilma. Sain ärevusaire 2-0 ja vett jooksvad silmad. Haned on läinud, jäid ainult hallid ilmad. Palgatöö kõrval tusina suht põhjas firma. Oti taban ennast nutmas kodu ees autos. Tunnen end nagu enese abiraamatu autor. Iga telefonimüüjaga on kohe kapvoos. Pokerimoll sulab ja pohhui on põhipoos. Lemmikasend diivan ja ma ei tõuse sealt naljalt. Enne kui mind viiakse, kui on vedrud väljas. Naabrimees on värd ja seda naine täitsa hoti. Teeb kiire käsi töö ja kiire topelhertsi šoti. Läbi pole lips ja lips on kaelas, elusikud tapke ja oleme paela. Kenasti on seotud, see pole nali, ostukorvi rändal üks aktsia vabakali. Läbi pole lips ja lips on kaelas, elusikud tapke ja oleme paela. Kenasti on seotud, see pole nali, kas saab vaika? Mul algab sari. Isa, sinu nimi on see siis Paul. Tommyboy lugu. Oma küla poiss või? On küll, jah. Jaa. Minu arust, kas tal oli kirjas, et Issi muusikal tuleb albumi peal? Kunagi minu arust ta pani mingi 2026 aastal oli, et... Mina nii tõsistel teemadel või sükestel teemadel üldse Tommiga tol peole rääkisimegi mingit isa juttudega. Ja üldse, kui te lahkusite, siis me veel... Jalad ees ilmselgelt. Puudmurdak tuli ka ja mina lahkusin elektrituksiga. Naljakas ja nägime, kuidas sa sõitsid. Väga supergei. Aga me tiksusime veel seal, puudmurdak tuli ka oma naisega ja siis me seal lobisime natukene, ajasime mõistujuttu, rääkisime muusikavälist juttu üldse. Läksime koos ära minema ja? No aga siis me jäime nagu Tommiga veel rääkisime 2 sõna ja siis tuli juba puudmurda oma naisega ja siis me rääkisime veel seal natuke aega. Me oli päris lõbus seal. Tähendab. Eriti tähtsate teemadel. Mitte vanakooli teemadel. Mingi igavad jutud. Ma tahaks nüüd seda elektritõuksiga korra rääkida. Peab olema ikka üks kõva hetero, kes suudab olla supergei nagu. Tõsi, sellega ma olen täiesti nõus. Ma olen sellega täiesti nõus. Pea vastu. Kurat, aga eeslaste kiuksud rubriigi aeg on nüüd. Oota, ma tahtsin korra selle Tommi loost veel juttu teha. Tommi loost muidugi. Kurat, see lugu mul helipilt ei ole mul kõige lemmikum, aga kurat Tommi see loo kirjutamise skill minu arust see on super. Vestab hästi. Jaa, kuidagi mulle inspireeritud tunne oli veel, kurat tahaks ka head lugu kirjutada. Mul on alati kas tal on seal 3 salmi äkki? Täitsa persis, et nagu mitte samal teemal või lihtsalt tahaks nagu ka niimoodi kuidagi siuke inspiratsioon oli peal sellest või kuidagi siuke sai powerit sealt. Selle kuulmine. Me kuulasime seda Hanf Kungi peol. Ja ta lasi mingi telefonist. Ei, ta pani peale, jah. Ta lasi sealt. Seal ta kuulas läbi PA. See oli see lugu. Ja siis me kuulasime, siis ta rääkis mulle sellest loost natukene seal ka. Me kuulasime seda koos seal. Vaata, mis nende sõnakunstnikute ja meie või ütleme enda tehtud asjade nagu suur vahe on, et kasutame küll samasuguseid sõnu rea lõpus. Teises järjekorras. Aga need, mida me nagu sinna nagu selleks sobivaks riimisõnaks sinna valime. Jah. Siis kuuled, kuidas nemad kasutavad, kurat, siukest sõna, selle peal ma üldse ei oleks tundnud, vaata. Mul on mingi stamp, mingid asjad on nagu ja sealt nagu välja ei saa, aga siis kuulen näiteks Tommyboy või teisi sõnakunstnikke, kuidas nad nagu suudavad ikkagi, et on sõnumi nagu teistsuguseid ka, mis hästi riimuvad. Või siis loovad nende samade sõnadega või nagu loovad selle pildi, mul on näide ka, et ütleb, et tunnen end kui seal loos on ja tunnen end kui enese abiraamatu autor on ja täpselt ma ei tea, kas tema mõtles seda, aga vahest nagu lapsele räägid mingit juttu, vaata, ja siis mul on see, et see on Läila praegu, vaata, ma kõlan nagu enese abiraamatu autor, vaata, siis Tom pani selle sõnades, ma siuke, jaa, ma tean seda situatsiooni ja ma kõlan ka niimoodi, räägid lapsele midagi, vaata, ABC levelis, siuke Jesus Christ, et tegelikult see nagu, ma ei tea, kas see toimib lapse peal ja see kõladki nagu enese abiraamatu autor lihtsalt, siuke Läila mingi üldine möla. See on lihtsalt paratamatus.
võib-olla jah, ma ise mõtlesin, et äkki peaks nagu meetodit muutma, ma ei tea, vaata. Ei no aga need äkki see ei toimi, ABC-sid, ta vaatab mind tuima näoga. sa ei saa neid ABC-sid ju muud moodi kuidagi kirjelda, sest need on ABC-d nagu, et noh, et kui sa lähed sinna autotee peale, auto sulle otsa sõidab, siis no sa ei saa seda kuidagi teistmoodi talle kirjeldada. See on liiga otsene, ma mõtlesin isegi rohkem abstraktsemaid näiteid. Okay. Et nagu a la, et mingi väike hirm on hea, hoiab sind elus või midagi nagu sellist, saad aru, et krokodilli võiks karta natuke, et mitte ligidale minna või mingisugune midagi sellist. Ei no aga see käib ikkagi ju tegelikult, no see on hästi individuaalne kindlasti, aga ma kujutan ette, et paljudel on ikkagi niimoodi kuuma pliiti võiks karta. Ära nagu katsuda seda ai-ai nagu, et siis vaatad, noh, siis ongi ai-ai ja siis peale seda rohkem enam ei katsu. Noh, et aga see algus on ikkagi nagu, et I know on peal, et seda on hea näha näiteks, kui sa nagu räägid talle nii, kui sa if this, then this on ja sa räägid nagu arvuti programmeerimiskeel, vaata. Kui sa teed seda, juhtub see näiteks paha asi. Sa ütled tal, ta on siuke davai, aga ma katsetan kohe järgi selle asja. Ja see on nagu see, et okei, ma võin öelda, mis ma tahan. Ta ikka proovib seda. Selle arvuti peal, see ei tööta nagu. See on loll arvuti, ta peab ise järgi proovima, see inimene natuke loll arvuti. Kuigi mingid asju me ju kanname tegelikult edasi ka, vaata. Ei no mingid asjad on lihtsalt pika aja peale sisse juurdunud, vaata, DNA-sse, aga see on 100 000 aastad. Vaata, ega laps suure tähendab, tal ei ole siukest seda nagu meil siis sundanalüsaator, vaata, kui hull analüüs käib kogu aeg. Vaid sundmõtted ainult. Temal ei ole ju, ta ei analüüsi midagi nagu mingi pikkasid plusse ja miinuseid ja mingi, kui ma teen nii on, siis juhtuks, noh. Et ta lihtsalt tegutseb, see on uudisimu peal, vaata. Ja teine tore asi on näha, kuidas tal tekib see, et sellest 0 sekundisest mõtlemisest läheb alati pikemaks, ta hakkab nagu nii, et ta hakkab sellest maailma loogikast aru saama ja see on jumala kõva seda näha, vaata, ja siis on okei, nüüd jagab rohkem jälle, vaata. Nüüd ta jagab jälle veits rohkem, tore, et kui ala palliga toimub nii, kui nii teed mingit, see kogu aeg programmeerib ennast. Aga mõned head read veel, Aus Paul Tommyboy loast näiteks. Kadedusega vaatan ropendavat nolki, tahaks ajada ka sama süüdimatut solki. Väga hea olukorra kirjeldus. Neelan alla sõnad nagu tiinekas riba, Mis see tähendab? No, oled tiinekana riba alla tagasi neelanud? Riba on siis rops? Ketti. Et on nagu suudu, siis on uuesti... Olen ikka? No võt. Aha. Kes siis seda teinud ei ole? No lihtsalt siukene... Ma ei ole seda ainult tiinekana, ma olen ka nagu, kui ma ikkagi veel kõva kärkossi vana olin, nagu ka ikkagi... Meditsiiniline soovitus, laske välja. Noored, laske välja. Kui mul on parketi olukord nagu... Parketi olukorras neelakal. Parketi olukorras vabandage ja toaletti ja rapsige välja. Ja mul üks veel kirjutatud. Naabrimees on värdjas, aga naine täitsa hoti, teeb kiire käsitöö ja kiire topelthertsi shoti. No, keskmine Eesti naaber. Siuke keskeas naabrimuti sebimine. Keskmiselt parem. Keskeas mehe. Keskmisest parem Eesti räppari riim. Ei, päris, see on... Igal juhul, jah. Äge lugu. Issi räpile jah. Ja Issi räpiga. Aus Paul. Meil tegelikult Olme albumi peal on ka üks Issi räpi lugu tegelikult. Kui ma praegu mõtlen nagu. Tegelikult on, jah. Et jah, oleme ka selle liikumise osad. Saate ka käed kokku panna. Unite. Unite. Ja mina olen ka asu Issi seal selle loo ajal. Sind me jätsime taha tuppa jonnima. Pihku taguma. No võt. Ai, kurat. Mis teha? Kuule, tead, mis veel ma märkasin või? Sinu album tegelikult, ma olen seal üldse lisa lihtsalt. Nii, kõik on õige. Peadki seal olema. Kuule, tead, mis ma märkasin või? Ma ei tea, kas te olete ka märkanud, et... Teie album. Ja hakkan nagu Raadio 2 juba, et Joska album. Ei ole Joska album. Teie album. No vaatame, kui ta välja tuleb, kelle nime me peale paneme lõpuks. Jah, et kelle album? Kelle album? Läheb Jaako nimi peale. Ei, aga tegelikult ma tahtsin seda öelda, et ma olen märkanud seda, et Räpiraks on mingit liikumist alustanud vist. Tal on... Täitsa movement paistab see.
kevade tärkamine on tal peal. No tema on alati aktiivne, aga ma just tahtsin nagu öelda, et mingi kogukond hakkab tekkima, et keegi sarnaste võtetega vend on ka kuskil räpitoas asju ajamas. Protest jah, just protest ka postitab. Ja Maru Kindel on ka endas, aga Raks on nagu selles suhtes. Raks on natuke nagu toorem. Raks on underground on. Ja Raks Patient Zero jällegi. Jah, aga Raks on nagu toonud video sisse ja aga tal on nagu nende biitide ja nendega on tal see pilt ka kogu aeg ühesugune. Et ta selles suhtes on nagu väga stiilikindel ja ütleme kindel joon on tal alati. Mis see on, kus ta vähe võtune on, et see on nagu sa ükskord näitasid see sinu lemmik. Et äkki soovitad seda, see on kindel, seda soovitaks kõigile tegelikult vaadata, kes ei ole veel nagu vaadanud või isegi pole kaua just räpiraksi doosi saanud. Tundub, et talle meeldib maiustada vähe sellega küll, kui ta loomet teeb nagu. See protesti ma kohta ma ei oska öelda, kas tõmbab kaine peaga või tõmbab ka väikse korradi siraka nagu. No, ta on natukene, ütleme, veits viisakam või kuidagi, mitte viisakam on vale sõna. Parketikam. Rohkem parketikam, jah. No siin ikka kraami on, ma pean ikka natuke scroll tegema, et leida see õige üles. Aga räpiraksi nimi on väga õige. Seda räppi ta toodab raiske. See Raks räpib. Et see on tal küll rusikas silmaauku nagu õige nimi. On. Oleks ta mingi lahja räpiraks või mingi nagu... Võidi mikrisse lasta seda. Hei. Ma vaatan. No I kövid för flek from darkness and farnäs. My style vaida like fight. Bibbles toppes my spiritual rhyme ritual spangalt lääs. Seal ta on ikka liiga kaine. Liiga kaine, jah. On. Seal ta on ikka täitsa ära nagu. Ega ma panen talle tihti laigi, sest minu arvates üldse ei oleks nagu ilma Raksita see Eesti räpis leitsimist. No kui stiil on jääb. See on, jah. Siia tuleb panna see laig. Motherfuckers. You want drama, karma hits, wannabes. Never rest mees, piiblest isetis. I am hustler, motherfuckers, a cappella. Selle ehk.e grupist või räpituba? Ei, tema, me oleme sõbrad ikkagi Facebookis. Okay. Veits viskab Kevinit ka Veits nagu vähe Kevinit ka viskab sisse, aga tal on nagu täiesti ära tuntav ka kas või seina taga ühe vatise telefoniga Raksi staili tunneb nagu kaugelt ära. Spiritual, rhyme ritual. Jah, et sellest talle küll kuradi 1000 õhupunkti. On ja see veel, et ta on mingit liikumist alustamas nagu respekt peale. Ta veel naerab kõige viimasena, vaata. Siin veel siuke liikumine. Don Raks varsti. Me võime ju tögada, aga ta naerab viimasena. Godfather Raks on ta varsti. Aga no me peame tunnistama, meil on mingi Raksi vastu ikkagi tekkinud mingisugune siuke austuse värk, et kuhu edasi? Nagu ootad nagu natukene. Aga kuhu tal kiiret? Ta ei ole praeguse stiiliga saanud veel kõike välja elada. Ta alles TP näälestust, vaata, tal on vahepeal, ma ütlen ausalt, ma neid A-kapellasid, mulle need A-kapellad väga ei meeldi. Et ma olen aega ikkagi klõpsinud. Mind lüüriku huit. Ja selles suhtes, aga ta on tulnud comebackiga nende vanade ühevatiste, nende ühesuguste biitidega, mis ta seal taustaks Spiritual, rhyme ritual. Et need mulle väga meeldivad kogu aeg. Tal oli mingi COVID-i teema ka seal. Oli, jah. Mingi vandenõuvärk. Võimalik, jah. No, et mis teemasid ta lükkab, ma mõtlen. Now I came with Fire Flame. With Fire Flame, jah. With Fire Flame. Ei, räpiraks. Ta on siis Facebookis ka räpiraks lihtsalt. Jah. Ta on igal pool räpiraks vist. See on ta brändi värk. Kui ta mingi aljasega ei ole ka veel tulnud. Kurat, ärge heitige laaviga. Tõsi, jah. Las poiss nokitseb, kurat. Mina ei küll soovitaks protestil ja Raksil koos teha. Minu lihtsalt Raksil soovitus, et proovi, et nagu need, mis on kärakas peaga nagu salvestad, ära neid üles. Nendega mine stuudiosse. Ei, aga Raks ja protest võiks koos olla, aga protest võtab biidi.
sest et raksu muidu ühevatiste peale. Sest see, mis ma praegu lasin, seal ta nagu hakkas magama jääma, siuke tunne. See oli siukse stiiliga, ta lõi siukse meeleolu nagu. Aga võib-olla oli küll jah see nagu. Sa võid ju soovitada, aga... Võib-olla jah, ta avanes. Raksu juba mida iganes. See külg avanes tal nagu, et ta tegi siukse emotsionaalsema esituses. Arvad seda nagu? Igal juhul edu talle. Okay. Aga ma ei saanud vastust, aga edu talle. Eestlaste veidrustest keeleliselt, mida ma olen siin tähele pannud viimasel ajal. Me nagu tihti kellaaega üteldes räägime 4:30 ja 4:30 ja aga kui on nagu pealelõunat aeg saanud, see on omaette asi. Aga me ei ütle nagu, et mis kell sa oled? 4:23 nagu. Sa ei ütle, et kurat 10:30 ütled sa, kui on õhtu nagu. Ja. Aga me nagu ei kasuta jah 1:14 näiteks, 1:02 ütleme nagu. No see on lühendamise pointil vist jah? Ma ei tea. Ma ei oska öelda, aga 18 ma ütlen küll nagu. Äkki Eesti Vabariigi aegu öeldi niimoodi. Ma ütlesin 2 V-ga. Vabariigi aegu. See ongi, siis see suure tõenäosusega, kui V on, siis 2 V. Vabariigi. Eesti Vabariigi. Vabariigi. Ma pole eesti keeles juhiseid saanud, kuidas ma eesti keeles pean seda topelt V-d hääldama. Edward Viiralt. Ma olen just mõelnud, et 2 korda peab huul nagu, et nagu sul on see... Ma ei tea, noh. Peabki käima 2... Veel hullem on, sa pead ütlema ju... Vabariik. See oli päris lähedale. Vabariik. Või sul on siis... Volkswagen on sul. Ei no aga inglise keele tunnis... Minu arust mul on nagu meeles, et inglise keeles oli see, et kui on topelt V või unos V, siis hääldad samamoodi. Lihtsalt ma ei tea, miks vahepeal on topelt V, on ju. Aga eesti keeles ei ole juhendeid saanud, ma ei mäleta. Ei no aga vaata soome keelt. Seal saab ainult vaadata. Seal on lihtsalt korra vaatad peale ja juba tahad ära minna vaata. Seda kuulata on suut hullu ju. Seal on visatud ikka nagu lihtsalt suvaliselt neid asju. Andeksi, mida? Küll, jah. Lihtsalt viskan kuradi... Kõigepealt tuleb 2 K-d, siis viskab 2 Y-t ja sinna taha viskab veel 2 L-i nagu. Räägid Kekkonen. Ja siis sõna on alles poole peal, vaata, et ta liigub veel nagu, noh. Saamegi kõige ausamast kohast vaata seda tagasisidet. Eesti keel on ikka väga parem keel. Väga parem keel. See on sul tore, et see sul selge ka. Eesti keel on ikka väga parem keel. On küll. Kõige väga parem keel on see eesti keel. On küll. Selge mul see, jah. Ei, see on paar pingelt resk. Kas te peate vahepeal mingi tekstina päris lauseid ka moodustama või? Sa raudselt pead on ja koolis. Et nagu teksti keeles, vaata, saad aru, mis mõtlen. Et no ütleme, Messengeris räägid kuradi suht läbukeelt, vaata. Mina räägin igal pool ühtemoodi kirjutan sulle. Jah, ma saan aru selle suhtlust, aga kui sa pead nagu koolis, sa ju ei kirjuta niimoodi, nagu sa Messengeris suhtled. Seal sa ju pead ikka päris lause moodustama. Ja... Ma proovin Messengeris ka seda teha. Ma proovisin MSN-i ajal juba nii teha. Et ma ei hakkaks tegema mingi mingi IDK. Keegi küsis mu käest mingi aeg, mis see IDK tähendab? Mis tähendab siis? No, I don't know. Noh, keegi laps kirjutas kellelegi vanaemale või ma ei tea, mida iganes mingi olukord. Ma mõtlesin meditsiiniliselt, et see on Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Ida-Tallinna Keskhaigla peaaegu, jah. ITK on see, jah. Ja. Ma mõtlesin, et äkki sa ei suuda tugevat tähte välja öelda. Aga igatahes ma tahtsin sellega seda öelda, et ma vahepeal ütleme, kirjutad mingit asja suvaliselt üles, kas mõtteid või mingeid asju, mingi video, mingit plaani näiteks, on ju. Ma panen suht toorelt, et saaks mõtted nagu ära laduda, on ju, saaks nagu mõtted kirjutada. Aga siis ma mõnikord pean mingeid asju nagu vormistama ja täiesti versi mingi lauset üles ehitamine. Ma saan hakkama ja siis mõtled, oota, aga äkki nii on parem ja nagu see on nagu jõhker teadus on see sellise kirjakeele nagu kirjutamine ja veel seda nagu teha loogiliselt, et nagu edastada oma message. Ja siis
ma olen täitsa hädas vahepeal siuke lühikesed mingid, olgu need mingid tutvustavad tekstid, tahaks nagu kirjutada eesti keeles need või nagu Ikka, ja siis nagu täitsa hätta jään vahepeal. Ja nagu see ametniku keel on veel õudsem, sa kirjutad nagu, kirjutad selle nagu lause välja ja siis hakkab nende sõnade tõstmine, et kuidas ta nagu paremini, ma grammatikat öeldi see, siis tuleb alus on ju, mingid reeglid on vaata eesti keeles. Ma ei mäleta neid enam, Ja siis ongi niimoodi, et kõigepealt loed, siis on mingi kurat, see parem on, kui see tuleb ettepoole, see, et siis tundub, kuidas nagu ladusam nagu... Head aega, nimi minu Janno või? Ei, ta mõtles ikka nagu päris... Nüüd sa hakkas mingi gei asja siin ajama, aga... Pidi ju kõige heterom asi olema. See oli lihtsalt siuke insuldien... Oli küll, jah. Natuke läks midagi kuskil. Vähe siuke jörin oli see lihtsalt siuke, jah. Kibestunud keskjääle see mehe jörin oli see. Jah. Ei olnud. Igatahes jah, väike kirja teema, mis mul praegu... Kas mingi must hakkab tulema või? Must tuleb kogu aeg, väike beat meil põksub taustal kogu aeg. Ei, ma ennem ei hakka rääkima mingi tavaliselt, kui beat ei paksu. Tead, milleks on see probleem, et mina ja sina ei oska neid asju, neid lauseid hästi kirjutada ja vormistada või? Nii. Sellepärast, et meil on Eestis tegelikult 4 sukest nagu haridustaseme klassi on. Meil on doktor, meil on magister, meil on bakalaurus. Ja siis tulevad meiesugused, kellel on kakalaurus. on küll siuke tunne. Ja täpselt nii ongi. Ma arvan, et isegi koolis ju midagi sai õpitud, aga lihtsalt kui sellega ei tegele, siis nagu... Ma isegi valaks... See on skill, noh. See nii kurb uudis tegelikult, et ma valaks isegi pisara, et kui ma poleks sotsiopaat. Tahai. Ma ei pane lugus vahepeal või? Tahad lugu või? Mina ei tea. Mul kuidagi sisetunts ütleb, et võiks väikselt peesne panna. Kurat, ma panen uut Eesti mussi veel. See Metsakutsu, Kosinak ja Siim Kares tegid väikse triissomi või? Ja väikse triissomi tegid. Ja minu arust see on sitaks kõva. Tavai. Te olete seotud nagu sõlmes kaelad, tihedalt nagu väike jalg ja suure tossu paelad. Ta toetab sind ka, kui tunned end ebakindlalt. Tuleb laivile kaasa, kui keegi teine ei taha minna. Ta ei trügi esiplaanile ja ütleb, et sobi. Kui sina oled Batman ja tema on Robin. Need homid, kes ütlevad, et oled muutunud, ehkki väärtused sul samad, lihtsalt korrutatud ruutu. Pane teraselt tähele, mis jutt liigub nende huultel. Nii nad räägivad sinust, kui sa ei ole juures. Ebaedus kiruvad kõiki su vigu ja võidus tegid sinu ja selle, mis sinu saab. Need vennad, kes aitavad, et vastu saada. Mul on täpselt sama suhe Swedbankaga. Need, kellest oled täpselt nii palju parem, et see neid sind vihkama pane. Need on need homid, kes lennujaamas peidavad su taskusse toobi. Need on need homid, kes lennujaamas peidavad su taskusse toobi. Need on need homid, kes lennujaamas peidavad su taskusse toobi. Need on need homid, kes lennujaamas peidavad su taskusse toobi. Mida suurem see sinu ring on, seda vähem seal päris sind on. Mida suurem see sinu ring on, seda vähem seal päris sind on. Mida suurem see sinu ring on, seda vähem seal päris sind on. Mida suurem see sinu ring on, seda vähem seal päris sind on. Metsakutsuga ei lubanud fiitida homi, valed valikud pidavad tegema meist klouni. Molli ma ei pannud konduktorile trollis ja huntidega ei kasva nagu need vihased mooglid. Pangakontolt näha lähen kahetsusest lolliks, alati samad mollid, kes murraksid mu kondid. Kinni pole istund, aga kriminaalsed pointid, stagneerunud homid roostetavad nagu rondid. Mõnda sõbra igatseks ainult õmmeldud suuga, lugege mu huulteelt, ma kuulen, aga ei kuula. Kaugelt proovivad torkida jutud kõigil küünilised, kõik on nii lüürilised, kuni ma muutun füüsiliseks. Kui ma pullapin, need pätid peidavad end kapis, tatina talviti magasin trepikas papil. Kui me koos ei sõdi, siis sinuga ma ei vaibi, maskiga sõpru põlgan nagu noksiga naised. Need on need homid ja kes lennujaamas peidavad su taskusse toobi. Need on need homid ja kes lennujaamas peidavad su taskusse toobi. Need on need homid ja kes lennujaamas peidavad su taskusse toobi.
need on need homid ja nii, Metsakutsu, Kosinak, need homid. Siim Kares ka. Kares on the beat. Kunagi ei tohi produtsent unustada Anja Mäki, Matsi. No ma unustan niikuinii vahepeal, aga jaa, ma olen nõus sinu väitega, ma olen nõus. Pühapäeval läheb nädal saab läbi ja meie saade läheb üles pühapäeval, et nüüd see eelnev kõik terve nädal olite Raadio 2 oma looga Scroll nädala debüüt. Mis tunne on? Jaa. Norm. Sellepärast siis seal Koit ütleski esimene kord ära Joska sulle. Joska lugu ja sina tegid kaasa, jah? Joska lugu oli. Joska lugu, jah. Igatahes sealt sai Joska suur vale. Nime. Puhas vale. Eesti Rahvusringhääling. Eesti Rahvusringvale. Jah. Kuulake ikka ja vaadake Eesti Rahvusringröökingut. Siin me räägime puhast tõde kogu aeg. Ma olen saatnud seal loos vist meil nagu tooreid roppusi on ka või? Mina ütlen sitt ütlen ja fucking ütlen. Okei. Aga ma olen just nagu mõelnud, et ma olen nagu saatnud neid lugusi ja siis need on vahepeal nagu mängitud siukses päevasel formaadis, et siis mul on, tore, ma pole teinud raadio editeid, ma tahan öelda seda, et ma lõikaks mingid asjad sealt välja. Ja Koit võib-olla mingisse kohta ei lähe nad selle videos tõttu. Sa onaneerid ka, aga seda pole näha otsest. Aga see ei ole nagu tsensuuri väärt asi, kui ma teki all natuke liigutan tekikest. Ta võib-olla klopsib tekki võib-olla paika nagu. See ei ole Pornhubis, sellega ei tee midagi. Sa ei saa seda üheselt tõendada. Seda küll, jah. Et seal, mis seal toimus. Aga ütleme, kui sa ütled putsi, siis see on roppus. Ja muidugi, jah. Aga selle looga, jah, okei, siit ütled seal. Aga mingis loos ma mäletan, mis oli ka kuskil päevases lasti, siis oli putsi mingit raamikut siin küll ei tule. Ja siis see tekitas mul väikse siukse hirve, et tore, et need clean versioonid, mitte clean, vaid dirty versioon ka läbi läks. Tegelikult minu arust kunstis, kui niimoodi nagu kõige seda ideaalsemat või idealistlikku sukest vormi võtta, siis ju tegelikult kunstis ei saa olla üldse ju roppusi või kui selliseid asju. Ma olen nõus. Need on ikkagi kristliku moraali järgi, mis ei ole kunstiga seotud nagu, et selles suhtes, et aga samas nagu aga nemad peavad sellest moraalist lähtuma paljuski, midagi pole teha, jah. Seal, ütleme, Raadio 2 on tulnud roppustega asju, võib-olla see ei ole nende jaoks argument ma järeldan sealt seda. Aga mingi teine platvorm, mingi teine raadio võib ju otsustada, et meie ei lase siin, see on meie thing ja kui ei ole, siis ei lase. Ise otsustavad oma platvormi. Iga raadiojaama tsensuuri tugevusest, mõnel on võib-olla väga lahja tsensuur, mõnel on kristlikus raadios võib-olla meie asju üldse lasta, sest räpp on saatanast, vaata. Ja kindlasti. Et vahet pole, kui ilusasti me seal midagi ütleks või kui kiidaks taevaseid jõudusid võib-olla. Tegelikult siis kristlik räpp on ju tegelikult olemas. On esindatud, just. Et eks see ole jälle nüüd piibli tõlgendamine sobivas suunas. Kas nad fucking ütlevad seal fucking Satan või mis nad ütlevad? No vaata ei teagi, kui liberaalseks see nüüd nagu seal see sisekord läinud on vastavalt sellele, et gei võib vist nüüd öelda, sest et see gei, need on lubatud kirikus. Gei ei ole solvav, jah? Vanasti visati vist surnuks või põleti surnuks tuleriidal, aga nüüd võib olla. Kui keegi peaks liituma sekt 1-2-ga, siis kõik roppused on lubatud. Ja, et ma selle võib-olla täpsustaks praegu üle. Alles põhikiri, alles on tekkimas jooksvalt. Ja ainukesed kivid, millega visatakse, on need, mis grammi kaalu pealt tulevad või? Ainukesed, millega visatakse? Ja, on. Ma tahaks sinna sekti tulla. Ma tahaks su sekti tulla. Mis ma kuidas liituda saab? Sa pead selle inimese mõrvama. Mis asi selle? Mitu? Või ma ei tea, mis ta see reeglid on. Ma alles kujuneb, kui ma olen nagu valmis vastu võtma. Ta valib välja alles. Ja, minu sekt ise valin, ise teen selle filtri ära. Ma mõtlen seda ka. Ka seda. Jah. Ka seda. Kuule, tegelikult Sapkalt tahtsin küsida, polegi tegelikult nagu sellist avalikult arupärit, et FM-i sageduselt tuleb ainult saasta
räägi, mis toimub ja mis saab, kas lugu läheb tsensuuri alla? Ei lähe. Kuna sa aru said, et sa olid teinud maailma suurima pea? Siiamaani ei ole aru saanud. Ja kuidas sa meile selle andeks annad? Teile? Selle vea, mis ma eelmine saade tegin või? Ei, see me läheme juba jutust kõrvale. Me FM-i peal oleme ja järelikult ainult saastad laseme selle. Ainult saasta. Ta läks mingi eriti tõsisesse teemas. Ei, ma lähen. Pakume sulle rahvusvahelist maailma parimat asja ja vana lihtsalt väidab, et täis sitt on ju tegelikult. Lugu on ikkagi hea. Seda tahtsin öelda. No, jah. Lugu on tõesti hea, jah. Isegi muutus paremaks. Jah. Ei no vanal lihtsalt attituudi on vaata, et tehke te, pange nii head asju kui tahate, siis mida iganes vaata, ongi kööga jälle. See ei tähenda seda, et muu lugu sitt on nagu. Ei, ma isegi ei rünnanud. Ma ei julge midagi öelda. Aga FM-i sagedusel ei tule ainult saasta, nagunii ei tule. Isegi Retro FM-ist ei tule ainult saasta. Isegi, mis raadio... Ma nägin sellist asja, et Retro Best festival. My Hitsist tuleb küll enamus ajast. A-rühm esineb Retro Bestil. Ja siis ma mõtlesin, aga tegelikult see ongi ju retrobänd täitsa. Vana kool, noh, et... Jah. Just nagu on nagu, isegi Star FM-ist tuleb häid lugusid nagu vahepeal, aga nagu... Ma pean ootama neid jääma sinna. No seda küll, jah. Kuule, mul on ammu edasi liikunud juba uute teemadega. Ma nüüd räägin, My Hits, Sky Plus ja Power Hit Radio, sealt tuleb küll ainult nagu kõntsa lihtsalt. Oota, mis sa ütlesid? My Hits, Sky Plus ja Power Hit Radio nagu. Need on ilmselt siuksed raadiod, kus tuleb ainult kust nagu. Okei, aitäh. Sa saad seda ainult siis väita, kui sa kõiki neid ole kuulanud. Ja eelmine saade lubasin, et üle Eesti hakkab legendaarne... See oli sul jah. Olge vait. Legendaarne hakkab levima. Minu viga, eksamiperiood üle õppinud, silmad, mustad kotid, õigustussid. Mina jäin uskuma. Mina vabandan. Ma tatoveerisin juba peaaegu. Ole vait. Legendaarne raadio sai loa üle Eesti. No see nii väike viga, aga see, et ainult saasta tuleb, seda sai korva meile. Ei, see on kõva lugu, kuulake, riimikastme peal on, saate osta riimikastet ka digitaalsena igatepidi www.tookodarecords.ee. Kasutage ka, praegu on veel -35%. Sünnipäeva nädal on meil läbi. Sünnipäeva nädal läbi. Kirjutage taskurööking, saate ikka mingit soodustussi ka. Taskuröökinguga saab, jah. Taskurooking siis. Ei ole. Vastupidi, sorry. No vaata sellepärast ma ei räägigi neid asju. See on nii keeruline, ma tean, et see on keeruline, aga ma ei oska midagi teha. Seal koodina saab kasutada või mis teema sellega oli. Aga ma räägin selle kohta ühe legendi ka või? Kui me jõudsime sinna. Me jõudsimegi nende õde-äädega, jõudsimegi siis eestlaste kohta legende, et kui jumal eestlastele tähestiku tegi, siis jõi ta samal ajal Eesti vopsi tehtud samakat. Ja kui ta oli jõudnud peaaegu lõppu, siis ta tegi ja siis tulidki meie need täpilised need. Ja, et sa täpsustasid. Mina arvasin varem, et see oli see Arnold Schwarzeneggeri leiutis. Aga sa tegid asja praegu. See tundub loogilisem. Schwarzil on, tal ei ole üksik, vaid tal on mingi vaata, tal on ikkagi mingid häälitsused. Meil oli õepojaga see nali veel kunagi, et loeme tähestiku kähku, vaata. Ma ütlesin hästi kähku, aga see FG ja kelemine ja nii oligi. See oli hästi naljakas kogu aeg nagu Kule, seoses sellega, et see raadio läks sinna, legendaarne raadio, ma ei tea, millal see FM-is ta nagu sagedus lahti tehakse. Millal see sagedus avatakse siis? Sagedus on Nõmme raadio sagedus, on ju, mis ta oli. Ja, aga see vist pole praegu välja olulisem on küsida, kas teil on sagedused avatud? Mul ei ole. Minul on. Ei ole. Aga sellega seoses Postimees uudis, ma mõtlesin, ma loen mõned kommentaarid ka, mida inimesed siis arvavad sellest. Vox Populi kanda. No, mis nad ikka arvavad? Henri Kõrvitsa firma võitis raadioloa konkurssi, on ju. Legendaarne FM siis sagedusele. Ja nii hakkab tulema. Nii, Reet näiteks. Hea, et saab raadiokanaleid valida. Ei pea seda jama kuulama. 16 Jorsi kiidavad takka. Ma ütlen kohe, et need on Jorsid.
nii, ennem oli ka teema. Maski ja sutsu mandaat hakkab lõpuks vilja kandma. Et nagu, kohe on Covidi peal on jutud, isegi selle all, vaata. Aga kus see seos on siin? Viisk nakkus on süü. Kuidas sa seost ei näe, mees? Kõik on seotud. Covidi vaktsiin hakkasid inimesed räppi kuulama. No niimoodi, jah. Ta pigem... Ei no, vanasti, mina ei tea, mis see on. Mina ei ole lasteajas, tegi niimoodi. Põdral ma metna, mina seda kasutanud. Nii, okei, on seo kõvasti, nii liigume edasi. Kuidas sa seost ei näe, on ju? Näen. Kurat, Georg näiteks, lõpuks saab midagi paremat ka raadiost kuulata. Word up. Putinist, tundub, et vana putinist vist. Ma arvan, et on Kremli käsilane. See vend on Kremli käsilane. Margus Lepa 2.0 ehk siis Henry tituleeritakse kiirelt. Kiirelt ära. Ka Kremli käsilane ja vandenõuteoreetik. Ju me seda Kremli järgmine vastus on suht samasse kohta ja okei, mul on kommentaari enam. Neegrite muusikat Nõmme raadio asemel, areng missugune. Ja kommenteerijaks ei keegi muu kui Nokulaulu onu. Mingi onu Eino stiilis tüüp. Mart olen. Nii. Hipid ja hopid täielik pass, kuulake Elmarit ja Rock FM-i, saame ehk sõpradeks. Okei. Hea uudis, näe, kurat, keegi tunneb rõõmu ka sellest. 2 positiivset vananud vähemalt pundis. Ta sai kohe vastu ka, mis hea uudis, kellel? Anneli on jumala kettas lihtsalt. Kelle seda sitta vaja on? Aga ta võib ju mitte kuulata. Aga kusjuures see eelmine tüüp on Mart Olen. Aga tema oli nagu positiiv. Meie poolt oli ta. Aga palju on huvitav statistika järgi neid vendi, kelle nimi on Facebookis Mart Olen. Sellel Ardol oli sketš, kus ta tegi Olenite suguvõsa kokku. Ja see on üks naljakas. Olenite mingi väike sketš. Aga Mart Olen ütleb, et nagu kellele hea uudis Eesti inimestele ja siis ta vastab veel, sorry, mu ema ka ei kuule Eesti hip-hopi, ma saan sust aru. Mart Olen on Olenitest üks arusaavamaid Oleneid. Siiamaani üks lahedamaid Olenite dünastist. Enamalt, et nii nagu arusaadavad teiste inimeste juhtes ei viitsi olla. Nii, minge hipodroomil oma hip-hopiga. Väga naljakas sõnadega. Hipodroomil oleks päris lahe. See ei ländinud üldse. Ma saaks aru, et sõitke kuradi hipopärakusse oma hip-hopiga vaata. Järgmine on sellest palju ägedam. Seda nöögripolkat küll ei taha kuulata. Keegi ei sunni. Okei, rohkem polegi. Ma ei näe ka kõik. Mul ei lase seda. No sa ei ole tasuline vend. Aga ma Facebookist vaatasin. Ta ise on tasuline. Aga samas 107 like on sitaks selle uudisel. Tegelikult on see ju tore uudis. Muidugi on. Thanks Genka, et viitsid ja kuulga ka siin lõpupoole võib-olla väiksed paar sükest reisisoovitust ja väike süke võib-olla ka kuulaja-vaataja mäng väike süke kodudes. Et lotoõhtu. Et teadupärast majanduslik seis on meil praegu kesine siin, on ju, meie piirkonnas on ja. Oota, on mingi hästi öelnud mingi aeg või? No oletame, mis see pole praegu oluline, aga ega ju inimesed pole muutunud. Ja kui sul ikkagi, nüüd mehed kuulake, kui ikka kodus on naine, teie raha pole, kodus on naine, et ikka miks me kuskil reisil ei käi ja üldse sa ei vii mind kuskile reisile ja issa kuidas reisil, kuidagi tahaks mingit reisida või mingit asja, siis siin on nüüd teie lahendus. Reis ümber maakera, lauamäng kogu perele. Ja see on kõige lähem asi, mis reisil ja nagu on. Ja siit siis väike süke küsimus kuulajatele. Selle ümber ehitaks reklaami ära küll. Ehitaks ära küll, on ja? Ehitaks. Päris hea plott. Lähim asi reisimisele. Reis ümber maakera. Teed selle hästi põnevaks kuidagi. Wow, keegi kogu perel on nii põnev. Nii põnev, et ei tahagi päris reisile minna reis. Sest nii palju näha siin selles mängu näeb maailma juba. Ja siit siis üks statistiline see ka, et
et mis sihtpunkt nagu eestlaste jaoks nagu kõige lemmikum soovitus on teisele eestlasele, nagu see ei ole Kanaari saared, ei ole Hurghada. kurat, sa ei oleks tohtinud mulle seda nalja teha. Ma oleks tohtinud varem teha, aga vaatad ikka saavad nüüd 3, 2, 1. Õige vastus on perse. Sinna soovitavad kõige rohkem eestlased teistel eestlastel reisida. Sõita, minna, kõndida, mida iganes nagu. Mine perse, see on selles suhtes ka hea, et ka negatiivses olukorras, et nagu mine perse vaata, aga samas keegi tuleb mingi ägeda jutuga, sul on nagu mine perse, ei ole nii vaata. Universaalne. See nüüd see kuradi eesti keele see astu, kuhu vaatad. Et või siis teinekord on nii rets jutt, et ütled mine, aga sa tead, kuhu ta peab minema. Noh, kõik saavad ruumis aru, kuhu kutse on või kuhu saadetud on. Aga ma teen ikkagi selle ära ka, et ikkagi, kui on ikkagi väga jõhker uudis, siis sa ikkagi, et mine verse, siis seda kasutas pigem ütled, mine munni. No, et see on juba vähe nagu on küll, rohkem paguneid, vaata. Tõsi. Et no vanasti võtame need, kes koolis kätt tõstsid ja viisisaid jautahvlid olid, nemad ütlevad, mine metsa või noh, mine kuu peale või nagu. See ei anna kogu pilti. Seda ütlesid sinusugused. Panin see lautahvli peale. Nii, me saime need asjad ka nüüd räägitud. Ja aitäh sulle. Me peaks sul on juttu. Võtan järgmiseks korraks midagi ka. Meil oleks vaja vist see ka ära rääkida, kuna me sillast siin ju kogu aeg räägime, et me oleme ju isegi silla kostjad või siis vastased erinevad. No ma ütlen seda, et seda silda ei tule. Vot, et selle ümber meil on kaua jauramine käinud, aga nägin plakatit. Üritus toimub. Üritus on ka, aga ma nägin, et mis nime valid, et kas Suvesild, kuskil oli väljas, õues oli plakat, välibänner. Kas Suvesild või Räämasild? Suvesild. 2 valikut oli. Pane sügise sild. Ei, Suvesild. Suve pealinn ja. Ma ei tea, Suvesild oli ja Räämasild olid 2 valikut. Rääma tänav on teisel pool. Ta hakkab suure tõenäosusega vahet pole, mis see silla nimeks pandakse, aga teda hakatakse Räämasillaks kutsuma, sest et kui keegi tahab nagu sinna kanti sõita, et siis kas läheme üle Räämasilla või läheme üle Kesklinna silla, vaata. No. Et seal hakkab suure tõenäosusega vahet pole, ta võib panna ka kuradi Mihhail Gorbatšovi nimeline sild, kas või vahet ei ole. Et ta jääb ikkagi mingisugune muu. Aivsi nimeline. Aivsi nimeline. Aivs, noh, muidugi. Aga ja ise vist mõtlen praegu kõnes, ütlen uus sild selle kohta. Võib-olla rõhutan ka, no see uus sild. No Papiniidu sild on tegelikult uus sild. Ta juba on, aga ma sellepärast mõtlengi, et vaat see uus sild. Ta peaks olema see uusim sild, jah. Ja Papiniidu sillalt uus sild ei võta ka ära nagu. Ja me oleme selle teemal rääkinud, et see Papiniidu sild näeb õudsam välja, kui see keskine sild on ju. Ja raske on öelda uus sild. Et see ongi nii, et ongi nii, jah. Aga jah, ma ei saanud samamoodi aru, mis Suvesild. Mida iganes. Jah, et kuradi... Mida iganes. Ei tasu liiga seal nagu hakata peenutsema. Kuradi Räämasild... Ta jääbki Räämasillaks suudama. Pole mõtet hakata, et mis meil siin lahe kuradi Pärnu ranna äge sild liiva. Superkena Pärnu sild nagu noh. Inimesed panevad ise sellel mingi, võib-olla keegi kurat sõidab esimesel päeval seal traktoriga kuradi jõkke, siis tuleb üldse. Kas nad mitte ei otsinud kassi, keda esimesena üle silla lasta? Või mul on mingi vale info? See on mingi traditsioon, kass peab minema või? Võidupüha paraat toimub ka. Oota, räägime nüüd täpselt, kas nagu loom, mitte Venese veoauto mark? Loom, jah. Seda ja kass mjau. Mingit kassi nad otsisid. Oot, mis asi? Mjau! Igaks juhuks, noh. Mitte. Ma ei tea ju, kas Jovka sai aru sellest. Nüüd sain. Nüüd vähemalt sai.
peab minema ikka päris alusosakeste juurde ja häälitsema, et ma aru saaks. Ahvist ei olnud juttu. Veel mitte. Ühesõnaga, aga sellega seoses, kui silla avamine toimub, suht lampüritus, Jopska ütles juba ära, seda silda ei tule. Tulge parem samal ajal Wunderbaari, sest et seal toimub tänavakunsti üritus. Ja see on olemas, jah? Ja selle, kurat, oota, ma võtan... Seal on Maki ja seal on Jopska. Ma võtan kiirelt infi ette. Mul praegu siin meenus, oleks pidanud saate alguses seda tegema juba, aga fuck this. No me oleme selleks saate lõpu vanad oleme. Ja. Tänavakunsti päev on seal Live Art Lab. Inglise keeles siis, otsetõlge. Ja päev läbi seal toimub krüptik ja päev läbi toimub krüptik. Krüptik ja Babah joonistavad seal, kas keegi joonistas veel või? Teate küll, kui krüptik toimuma hakkab. Jaa. Okei, jah, krüptik ja Babah teevad seal töid ja siis meil toimub esimest korda saatesalvestus live või siuke live salvestus krüptiku ja Babahiga, siis proovime viiva läbi vestluse teemal tänavakunst ja vaatame, kuhu see edasi läheb seal. Kuhu suusatame ja, et... Pärast mängime igast mussimist värki ka, on ju? Ja juba ennem vist mängisime, pärast mängime ka see... Mis kellaajal siis asjad toimuvad? Ja ma just mõtlesingi, see nihkus 4 lindistame saadet igatahes. Et võib sinna tulla küsimusi esitada, ma ei tea, küsige Jopskalt uue silla kohta midagi või vabandust, suve silla kohta. Jopska sild on selle asja nimi. Okei. Sündmus on kõigile avatud ja tasuta, nii et seal mingit diskrimineerimist ei ole, su finantsseis ei huvita meid. Tule sinna, istu maha ja võta... Me jõuksin kõik võrdsed see on nagu. Vahet ei ole, on sul 0 krooni või 1 miljard krooni. Ja, aga kui sul sitaks pappi on, siis too pitsat kõigile. Too kõigile pitsat. Ja väike taskuplönn. Jah. Mina olen haiglas, tulen peale haiglalt. Selline see saade sai. Selline saade sai. Taskurööking 293. Ei ole. Ei ole, ma ei ole Urmet. See ei ole Urmet. Ei ole. Mul vahepeal viskab nagu, et aga ei ole. Flashbacks. Pole hullu. Selline see taskurööking sai ja järgmine kord oleme meie teiega uuesti siin. Meie oleme teie järgmine kord. Siis oleme 294. Peace out. Peace out.